ja uus mees Rootsis siis Markus-Mattias Gilbert, kes hetkel väljakul ei ole, aga tuleb pingilt ja Eesti meestest siis Sats ja Beemot on Keila poolelt ka alustanud seda esimest veerandaega ja oi, kuidas Peits teeb ikkagi uut ja vana ja seal Taavi, kes on tegelikult väga hea kaitsemängija, siis Peits seal realiseerib kohe korvi alt ära ja vaatame siit kordusest uuesti. Ja no ütleme niimoodi, et Jurkatam lasi siin ikkagi natuke läks õnge ja lõpuks siis Peits nägi ära, et sinna vasakule pool oli võimalus minna ja sinna ta ka läks. Ja TalTechi poolt siis Jurkatam, Metsalu, Pehka, Sunelik ja Suurorg on avaveerandajal siin väljakul ja Peits ka kunagi siis Pärnu ridades on mänginud, nii et Pärnu inimestele, ma arvan, tuttav korvpallur. Pehka, no Pehka selle pea selle mütsikesega on mängimas, sest Pehkal on neid peapõrutusi ikkagi väga palju elu jooksul olnud ja lõpuks leiti selline lahendus, et see nii-öelda kiiver seal pähe panna. No ma usun, et see väga palju nii-öelda seda mängu segada ei tohiks. Ma sain aru, et selle kiivri jaoks oli ka võib-olla sellist eriluba vaja, sest oleme ausad, ega seal võib juhtuda see, et mõne mehe näpp jääb võib-olla sinna kiivri taha nagu kinni, eks ole, ja see võib tekitada probleeme, aga see on väga vähe tõenäoline. Aga igatahes Rann Pehka on selle mütsiga siis mängimas ja jääb kohe ka silma, kusjuures TalTech ja Keila ju sellel hooajal korra on kohtunud 12. novembril 110-82. TalTech väga kindlalt pea 30 punktiga selle kohtumise seal ka ära võttis ja TalTech juba esimesel poolajal 51 punkti, teisel siis 59, nii et seal oli ikkagi kõvem selline hurraa mäng ja Metsalu sealt vasaku käega viib oma meeskonna siit juhtima, kui minut 15 on mängitud. Beemot. Burns sealt jookseb üles ja Metsal on tema peale pandud ja see on ka selgelt põhjusega, sellepärast et Burns sellel hooajal keskmiselt visanud 21,5 punkti. No see on ikkagi päris suur saak ja eks nii Page kui ka Burns on kaks meest, kes siis teevad ikkagi paksu pahandust Keila poolelt. Suurorg ja seal Muhamed oma pika käega blokeerib selle viske ära ja Page juba väga kiirelt teisel pool, aga nüüd rahustab. Ja siit tuleb viga ja see on TalTechile teine. Ja TalTech ju Põhja-Euroopa liigat on ka mängimas. Seal viimased 3 mängu on võidetud, esimesed 2 saadi tappa ja tegelikult TalTechil siin oli üldse õppa ja nüüd siin Burns virutab 3 sisse ja näitab igasuguseid märke ka, nii et Keila siis 2 punktiga peal 6-4 ja vaataks natuke seda TalTechi tabelit ka. No hooaega alustati 2 järjestikuse kaotusega Eesti-Läti ühisliigas ja pärast seda on ikkagi selline hea hoog üles leitud. Praegu on neil 4 võitu järjest Eesti-Läti ühisliigas, kaotati Riia sellile väga suurelt, aga ikkagi viimasest 8 mängust 7 võitu. Kaotati ka Graamole, Tartule, VEF ja Valmiera, nii et tegelikult kui me vaatame, siis kõik kohustuslikud võidud on ikkagi ära võetud TalTechil. Et sellist komistust ikkagi ei ole olnud, kes on nii-öelda turniiritabelis selja taga. Pehka teeb sealt hea pausi sööt välja, Metsalu seal vaatab rõnga poole ja päris hästi Jurkatam hoidis seal Beemotit selja taga, et ei saaks seal Metsalut takistada. Ja Metsalu rahulikult viskab korvi alt 2 punkti siit tabloole juurde. Page ja seal Page teeb ikkagi Jurkatamele uuesti ära ja Page lasi päris kõrgelt selle korvialuse viske vähe kõrgema kaarega, et Jurkatam seal ei saaks seda näppu vahele. Jurkatam on koht olemas, peab viskama ja see sahiseb ka ja see oli TalTechile nüüd esimene 3, mis sisse läheb. Esimene 3, mis on siis võetud ka ja Keilal vastu panna siis kaugvisket 2-1. Burns
Sunelik on tema peal, 8 sekundit jääb lõpuni, Peemot täiesti vabalt saab laadida, see läheb mööda ja Pehkale siit lauapall ja siit tuleb praegu hetkel TalTechile teine palli kaotust. Burns, seal kaitses Sunelik ja Jurkatam vahetavad. Burns, väga individuaalne sooritus, eks talle meeldib selliseid viskeid võtta ka ja paneb selle mööda ja okei, meil on alles kohe 4 minutit mängitud, aga väga tasavägiselt on see algus siin siiamaani läinud ja siin ikkagi TalTech nüüd 2 käkki järjest ja Sats ei suuda sealt ära realiseerida ja siin kohtunik Rannar Konks näitab, et TalTech saab siit rünnaku õiguse. Oleks seal pikk mees Muhammad kiirrünnakus olnud, siis ma usun, et oleks seal päris mõnusalt ülevalt alla vajutanud. Ja siin Markus Post tuleb väljakule. Post Läti ülikooli vastu kaasa ei teinud, väike vigastus. Aga hetkel siis mees tuleb väljakule ja kohe toimetab palliga siin ründealasse, kui 6 minutit jääb avaveeranda lõpuni, hetkel TalTech 1 peal. Suurorg. Sutt lõikab sinna korvi alla, praegu sinna sööta ei saa. Ja tuleb Jurkatamele siit ründaja viga. Ja see on nüüd teine. Jurkatame 3% sellel hooajal 20, aga kohe siin esimese viske pani siit paremast nurgast kotti. Burns. Oi, ja seal oli ikkagi väga raske ja no ma ütlesin ka, et Taavi Jurkatam mängib kaitses väga hästi ja sealt kui võetakse, see on ikka ju, nüüd on selline pudru ja kapsad seal TalTechil, see on juba lubamatu. See on juba väga lubamatu, kuidas antakse ikkagi vastasele niimoodi palle ära ja ei ole nagu erilist mingit survet ka. Et kus peaks ära andma ja Jurkatam küsis päris hästi, Laanemaa tuleb sealt appi, Metsalu 45 pealt ei koputa praegu ja Muhammad lauas. Ja tegelikult kui seda Keila võistkonda ju vaadata, siis paberi peal ju mehi on küll. Et kohe kindlasti arvestades palju nagu on siin mehi juurde võetud. Siit tuleb nüüd viga. Tegelikult ma ei ütle, et ei ole viga, aga Muhammad selles suhtes, et läks küll päris hästi. Vaadake, et hüppis koha pealt üles, tõstis 2 kert üles ka. Aga 4.47 jääb esimese veeranda lõpuni. Lähme meie reklaamipausile. Me oleme tagasi, 5 minutit natuke peale mängitud ja hetkel siis Keilal punktiline edu 10-9, TalTech teinud 3 meeskondlikku viga ja Keilal siis kirjas 2. Ja pikk mees Keila poolelt Muhammad tegi siit vea ja Taavi Jurkatam saab minna ka vabaviskejoonele. Esimene läheb sisse. Jurkatam sellel hooajal vabaviskeprotsent 39. Ja nüüd teine tuleb rõngast välja ja Muhammad võtab siit lauapalli ja annab Peemotile ja Peemot edasi Laanemaale. Laanemaa näitab sarved üleval. Ja sealt poeb vahet läbi, aga viimasel hetkel ikkagi puterdas selle palli ära. Post on ees olemas ja küsib ka ja ütleb, et kuulge poisid, mis te ootate?
Ja siin laiutab käsi ka, nii et TalTech võtab siin vähe pikema rünnaku üles ja saavad siin 5-5 ja Nurkatam sealt Page'i vastu. Nüüd küsib Suti kolmene, ei taha see minna ja 3-1 siis hetkel TalTechi kaugvisket. Page'i keskpositsiooni vise, see läheb välisukse poole. Ja siit tuleb vahetus ja endine Keila mees Tormi Niits tuleb väljakule ja kui ma õigesti kuulsin, mul on muidugi klapid peas, siis keegi, ma muidugi arvan, et natuke naljaga pooleks ka, aga keegi Keila fännidest pani ikkagi selle puu ära siin Tormile, sest teatavasti Tormi Niits ju alustas hooaega Keila ridades ja liikus edasi TalTechi ja Tormi isiklikus vaatepunktist on see ikkagi väga hea edasiminek. Et ma arvan, et TalTechis selline treening, keskkond ja kõik selline need võimalused, mis seal on, mitte et Keilas kuidagi kehvad võimalused oleks. Ja hästi sealt Tormi läheb ja seal pall kukub läbi rõnga, siis ma arvan, et Tormi võib seal TalTechi võistkonnas ikkagi väga õnnelik olla. Ja jällegi ma ütlen, kordan ennast, et mitte, et ta seal Keilas ei olnud. Muhamed vaatab rõnga poole, sealt 3 praegu ei võta. Lanemaa korvi alle, tagasi hüppe pealt, ei olnud üldse lihtne vise, seal Niits tõstis käe ka. Suurorg, Sutt. Niits rahulikult endises kodusaalis, aga sealt vabaviskejoone juures paneb selle viske hetkel mööda. Ja peab siin Oliver Suurorule ka tagantjärele õnne soovima. Mehel oli siis 8. jaanuaril sünnipäev ja sai 26-eks ja vanameister Oliver Metsalu tuleb 32-aastane, vajutab selle palli siit ülevalt alla ja Keila võtab siit oma esimese minutilise timeout'i. See oli Keilale pallikaatus number 4, kui TalTechil kirjas 5. Ja Andres Sõber siin ka meil kaadris hetkel veel üsna rahulik. Aga Metsalu siis 10 punkti juba, nii et tema on ikkagi kõvasti siin Keilale pahandust teinud ja hetkel siis see vahe 4 punkti. Ja Keila pooled siis tagamängija Page, 5 silma, Burns 3, Peemot 2. Nagu ma ütlesin, täna siis ka suur Eesti vastasseis Tartu Ülikool Makse Moorits ja BC Kalev Cramo. No Tartu Ülikool Makse Moorits hetkel turniiritabel esimene ja BC Kalev Cramo 7. No oleks vinge, kui hetkel on 3 Eesti võistkonda 8 hulgas ja Pärnu on 9 ja Pärnu on ainuke meeskond. Teoreetiliselt võivad need kõik meeskonnad veel sinna 8 hulka jõuda, siis on lihtsalt vaja põhimõtteliselt kõik mängud võita, aga Pärnu on ainuke meeskond, kes suudab veel sealt 8 seas kedagi nii-öelda välja lüüa, sest kui me vaatame Ogre meeskonda ja Ogrel on 17 mängu mängitud, Pärnul on 14 ja Ogrel on 8 võitu, Pärnul on 6, nii et see, et Pärnu sinna 8 hulka võib jõuda, see on täiesti reaalne. Ja eks vaatame ka, kas seal Pärnu kavatseb kedagi mängijatest nii-öelda juurde ka võtta või mitte, aga see on, ma arvan, aja küsimus. Burns. Ja lõpuks tuli ka, no ikkagi tahab viga ka siit saada ja kui Lanemaa pani väga keerulise viske, siis minu arust see Burnsi lahendus oli veel keerulisem, aga mis sisse kukub, see kirjaga läheb ja lõpuks ei ole vahet, kuidas. Sutt, oi kui kõrgele seal Page ja Lanemaa tuleb selja tagant ja teeb siit vea ja see oli Keilale nüüd 3. meeskondlik ja tulevad siit vabavisked ka. Lanemaa tuli päris korraliku lennuga sealt. Metsalu vabavise läheb sisse, Metsalu sellel hooajal 30 minutiga 14 punkti keskmiselt. Vabaviske protsent tal 58.
no ma peab ütlema, et TalTech on Eesti-Läti ühisliiga kõige kehvem meeskond, kes viskab kõige kehvemini vabaviskeid protsentuaalselt siis. Sats. Nii, ja see läheb nüüd sinna Saku Külmiku poole. Ja arvas, et Peits lõikab sinna nurka, aga hoopis Peits tuli nõuda Körli pealt, tahtis sinna 45 peale lõigata ja omavahel sellist head klappi praegu rünnakul ei olnud. Post. Niits paneb sealt katte, Post teeb hea pausi ja selle Rüütel blokeerib Posti viske siin ära. Burns. Ja siit viga ja see on ja Ivo Van Damm tuleb, tõstetakse siit pingi pealt püsti. Ivo Van Damm sellel hooajal 2 mängu on mänginud. Ja Tammega on ikkagi suuri probleeme olnud just selles osas, et tal on selle põlvega mure. Ja Läti ülikooli vastu Ivo Van Damm 8 minutiks väljakul käis. Praegu ikkagi Tamm, no Laanemaa muidugi kiire poiss ka, aga Tamm tegelikult liikus päris hästi sinna ette. Ja Laanemaa saab siit 2 vaba viset. No kõige parem viga see muidugi ei olnud, aga selliseid asju tuleb ka ette. Nii et Ivo sellel hooajal Eesti-Läti ühisliigas ongi mänginud 6 minutit ja 42 sekundit. Aga no mis ma arvan, kõige tähtsam on lihtsalt see, et kui hakkavad need Eestikad tulema ja kõik muud need play-offid, et siis saab Van Damme kasutada. Sest Tamm on ikkagi suur abi siin. Esimese paneb nüüd mööda ja seal kõik mehed hüppavad õhku ja lõpuks siit tuleb viga. Ja meil on muidugi 10. jaanuar ja Ivo Van Dammel on võimalus sellel hooajal esimesed punktid kätte saada. Ehk siis Ivo ei ole sellel hooajal veel visanud mitte ühtegi punkti. Ma just ütlesin ka, et ta muidugi vaid 6 minutit natuke peale mänginud 2 mängus. Esimene mäng oli Tartu vastu 25. oktoobril ja teine mäng siis Läti ülikooli vastu, mis oli 7. jaanuaril 3 päeva tagasi, aga see oli vaid 2 minutit. No, Ivo Van Damm on üldse väga erinevates klubides mänginud. Audenteses 2014 siis liikus sealt Tallinna Kalevisse, Tartu ülikool. Tegelikult tegi ka trenni PC Kalev Cramoga. Siis mängis pikalt Pärnus ja nüüd siis Tamm Pärnust Tallinnast tagasi. Ja TalTechil on 20 silma koos ja teisel pool ka siis vabavisked. Keilal 3-2 enne neid viskeid. Ja Pöömot ka realiseerib, nii et viimane minut esimesest veerandajast mõlemal meeskonnal on vead täis ja 16-20. Post, hea sööt välja. Seal Laanemaa jooksis põhimõtteliselt kõri alla sinna Sutile, et ei saaks neid kolmeseid võtta ja pigem ikkagi lasta seal Sutil läbimurret teha. Ja Ivo muidugi Ukrainas ka mänginud 5 mängu Kiievi basketis aastal 2020-2021. Sutt, Niits. Nii oma külapoisid. Ja praegu siit anti ikkagi väga lihtsalt need 2 vaba viset. Vaatame korra kordus ka.
ja Rüütel tegi sealt vea. No tundus, et tõesti võib-olla Rüütlil võisid need käed seal seljas olla, me näeme siit uuesti kordust. Aga Page ikkagi blokeeris selle viske seal väga puhtalt ära, aga Page'ile see viga ei läinudki. Nii et Tormi Niits, endine Keila mees, paneb siit esimese vaba viske kotti ja Keila saab viimase rünnaku. 16-22. Peemot, Rüütel, Page, Laanemaa ja Satsis. Kodumeeskonna poolelt väljakul siin esimese veerandaja lõpus. Page tahab seal Suti vastu teha. Nii, üritab igasuguseid asju ja Page'ile need keskpositsiooni visked meeldivad ja esimesed 10 minutit on meil mängitud. See kaugvise läheb mööda, nii et 18-22 TalTech läheb teisele veerandale vastu 4-punktilised. On TalTechi poolelt alustamas seda teist veerandajaga Page, Burns, Muhammad, Peemot ja Satsis. Post annab sealt välbil ja Peemotil on käsi vahel ja mänguvahend läheb outi, nii et TalTechi külje out. Ja mõlemal meeskonnal siis 2 punkti visked avaveerandajal 11-6 ehk siis 54%. Välb. Post tahab sinna Tammele korvi alla sööta, aga jälle Keila meestel käed ja jalad vahel. See on küll näha, et mulle meeldib see, et ma ei tea, kas see on peatreeneri poolelt kokku lepitud, aga kui sul on ikkagi mees, kes on orienteeritud viskama TalTechi poolt, siis ikkagi Keila mehed jooksevad sinna kõhu alla ja ei lase seda lihtsalt kolmest pannat, pigem ikkagi las murrab läbi. Post paneb siit kolmese mööda. Posti kolmese protsent sellel hooajal 27. Aga võttis väga enesekindlat ja nii peabki. Sats. Peemot jookseb üles ja seal Tamm kattes korra näitab ka. Muhamed on mees, kellele meeldib ka lindu panna ja see sahiseb ikkagi väga mõnusalt praegu. Muhamed sellel hooajal 3% 31. No Muhamed 5 mängu on siis kaasa teinud ja 10,2 punkti, 30 minutit keskmiselt ta platsil on, aga ta on ikkagi selline suur keskmängija 2.08 pikka. Ja siin oli Sutil oli parem jalg oli joone peal, seda ka kohtunik Ranno Konk siin näitas. Sats, Page. Page otsib seda Tormi Niitsu keha laua põrkes, tahtis siit viga ka saada, viskas ennast sinna otsa joone taha pikali. Ja esimene viga. Ja Andres Seber ka siin tahab Ranno Konksuga paar sõna juttu puhuda, nii et siit tuleb esimene vahetus. No Tamm mängibki selliseid lühikesi ette, väga pikalt korraga väljakul ei ole ja selgelt peatreener ei taha panna ka, et see koormus liiga suureks ei läheks. Post näitab 2 kõrval. Nii, Välm nüüd jookseb sinna nulli otsa palli, Niits paneb talle sinna selja taha katte ja uuesti mängivad kui hea sööd. Aga siin klapid peas on siin alati hea rääkida, aga ütleme nii, et Post natuke läks seal üle mängima ja oleks võinud kohe esimese pead. No vaadake nüüd uuesti. See, et kui näeb, et Page hüppas ja siis oleks võinud ideaalmaailmas sinna paremale poole minna, aga no mis kõige tähtsam, lõpuks vabavisked tulevad ja TalTech siiamaani siis 8-7. Ja Niits paneb siit selle ka sisse, nii et Niitsul 6 minutiga 5 punkti, 2 lauapalli efektiivsust näita, temal siis 7. Ja läheb teine ka, nii et TalTechi esimesed punktid sellel veerandajal. Hetkel siis, oi, kuidas praegu ikkagi Saimon Sutt, kavar rebane sealt selja tagant ja seal Muhamed tuli ka päris kiire hooga selja tagant, aga Sutt oli hetkel kiire. Muhamed ühe just koputas ja laseb teise otsa. Aga ütleme nii, et natuke nagu selle Muhamedi selle mängu osas on nagu see, et ta on nagu pikk mees.
tegelikult paljud treenerid ei taha väga, et need pikad mehed seal väljas patrulliks. Okei, kui ta mängib 4 positsioonil, siis küll. Muidugi see, kui ta seal väljas on, siis see tekitab sellise olukorra, et sul on üks mängimise ruumi ja teistel on seda ruumi rohkem. Aga tegelikult lõpuks seal pikka meest, kes sinna lauda läheks, ei ole ja nüüd siit tuleb juba 3 ründelaua palli. Aga muidugi, kui Muhamed need 3 siit kotti taab, siis on kõik väga hästi, aga probleem tekib selles, kui ikkagi need visked enam väga minna ei taha. Ja Rootsi mees, uus mees, Markus Mattias Gilbert siis, 27-aastane rootslane. Aga tegelikult Keilal arvestades palju neid mehi on ikkagi sellel hooajal läbi käinud, siis on leitud ikkagi päris häid pärle, nagu näiteks Burnson. Eks neil on kindlasti omad miinused ka, aga kui neid miinuseid ei oleks, siis nad siin Keilas, ma arvan, ei mängiks. Muhamed, 2 tükki on sealt ära virutanud juba, nüüd seda 3. siit ei võta, Sats võtab päris keerulise viske, Muhamed lauas. Ja see oligi see, millest ma räägin, et kui Muhamed patrullib seal 3 taga ja ründelauda ei lähe, siis ta neid sealt kätte ei saa ka, aga praegu läks ja sai. Ja Torminiit selja tagant lükkas selle palli sealt outi. Burns. Metsalu on seal ikkagi nagu takjas praegu küljes, Burns hakkab selges minema, 8 sekundit jääb, kui meil 3 minutit on mängitud seda teist veerandaega kohe ja sealt tuleb viga, see on TalTechil esimene. Ja Jürkatam ja Suurorg tagasi, Niits ja Sutt tulevad siit puhkama, Sutt täna 2 punkti. Ja Niitsu arvel siis 6 silma ja 2 lauapalli. Oi, kuidas praegu ikkagi niimoodi joonistati välja. Ja ideaalmaailmas jälle see sööt jäi tegelikult seal natuke hiljaks ka, vaatame teiselt poolt seda Burnsi. Siit näeme seda olukorda, kus Välb läks seal Gilbertile kehasse. Ka tegelikult ega see Gilbert nüüd väga palju seal kontakti ei andnud, aga lõpuks see viga sealt tuli ja Välb sai minna vabaviskejoonele. Gilbert, Sats, Muhamed, Page ja Burns. Nii et Keila siis on mängimas 1 eestlasega praegu. Page üritab seal igasuguseid trikke teha ja lõpuks see on tema leib, aga paneb selle keskpositsiooni viske mööda. Välb, teeb igasuguseid trikke selja tagant, saab palli tagasi, 3 siit praegu ei võta, aeg on kõvasti, 13 sekundit. Suurorg, Metsalu. Page'i vastu. Ja siin Page tõstab kohe käe ka, nii et ei hakanud isegi siin vaidlema ja Peemot tuleb ka väljakule siin teise veeranda keskpaigas ja Keilale see oli 4. võistkondlik viga, nii et siin on võimalus TalTechil teenida lihtsaid vabaviskeid. Metsalu, Jürkatam, 1 siit paremalt poolt pani, Suurorg. Murrab sealt läbi, Gilbert tuleb appi. Jürkatam, kas veel 1 3? Ei, see jääb praegu lühikeseks ja Sats sai siit oma teise lauapalli. Burns. Burnsile seal selges meeldib mängida. Ja lõpuks ta lasebki sellise, mulle meeldib neid kutsuda sellisteks Kobe Bryanti viseteks sealt selge ees ja tagasi hüppe pealt, aga läheb mööda ja sealt tuleb pallikaotus. Burns kas läheb pealt panema ja kõrge lennuga ja see läheb mööda ja lõpuks ei suuda Keila mehed siit ära teha. See on ikkagi päris valus, kuidas sul on nagu selline kiirrünnak ja see on minu arust 2. või 3. juba, kus ei tule punkte juurde, kuigi on selline 2-1 olukord. Suurorg keevitab peale ja ai, kui valus ikkagi. No see on ikkagi kõige valusam, kui põhimõtteliselt see pall on nagu sees, aga tuleb ikkagi sealt rõngast välja.
see ei ole enam meeskondlik korvpall, mis see praegu oli. Nüüd oli niimoodi, et Gilbert otsustas lihtsalt peale uhada ja teised meelsed ei olnud isegi valmis lauda minema ja lõpuks see vise läks sealt mööda ka, aga no ütleme nii, et kui neid vahepeal sisse tuleb, siis on okei. Jurkatam. Suurorg veel 0 otsast. Täpselt samamoodi tuleb välja ja võitlust on küll kõvasti. Metsalu. Ja mul on millegipärast tunne, et Keila võistkond on täna vähemalt selline meeskond TalTechi jaoks, et nagu raske mängida, sellepärast et võib-olla Keila mängib sellist vähe teistsugust korvpalli, et tegelikult ju TalTechi mehed saavad nagu täiesti vabalt võtta neid kolmeseid jalad maas põhimõtteliselt, aga kui sa neid sisse ei viska, siis see hakkab sind ka nagu närima ja no nüüd on juba teist korda järjest tekivad sellised visked, mis tulevad väsimuse pealt ja tuleks võib-olla selline 5-5 rahulik rünnak üles võtta ja mingit kombinatsiooni mängida. Mitte, et Andres sõbral neid kombinatsioone väga palju oleks, aga Pehka tuleb päris kõrge kaarega ja lõpuks see kukub sisse ka, nii et 26-33, TalTech 7 peal. Tuletan veel meelde, et Keilal on võistkondlikud vead täis, kui 3-53 jääb siis esimese poole lõpuni. Peemot ja nüüd veaga koos. Ja üle pika aja tuleb siit Keilale ka. Tuleb Keilale punkte, nii et 3-51 teise veeranda lõpuni käime meie ka pausil. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Utilitas, Eesti meeste korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Kallis. Sa vaataks minuga täna mängu? Optibet. Armastus esimesest silmapilgust. Optibeti äpp nüüd saadaval. Me oleme tagasi 28-33 ja TalTechi kolmesed hetkel siis 11-2, 18% Keilal vastu panna 9-3 ja siit me näeme kordusest uuesti seda. No, täna ma ütleks, see kohtunike selline vilistamisjoon on ikkagi, antakse pigem lihtsamalt, aga no, see ongi nagu kohtunike enda kokku leppida, et kas siis anda mõlemale poole lihtsamat või mitte, et praegu ikkagi ka Peemot päris kavalalt kordusest oli näha, kuidas ta selle pea lükkas seal kuklasse ja lõpuks viskas selle palli sealt korvi ka. Aga vabaviise läheb mööda, nii et Keila vabavisked 6-3. Pehka, Metsalu lükkab korvi alla pörsi vastu, keerab sinna otsa joone poole ja no see on Metsalu leib ja TalTechil siis 35 silma tablool. Peemot. Suuraru vastu, sealt Page jookseb kahe katte pealt üles. Pörnsi nii vabaks ei tohi jätta ja Pörns tõi selle palli seal vasaku käe peale ka ja kuidagi venis see käsi ja lõpuks muidugi punkte juurde ei tule. Jurkatame lõige korvi alla, sealt tuleb teiselt poolt abi ka ja vabavisked. Jurkatam täna 4 punkti, 4 lauapalli ja Jurkatame vabavisked siiamaani siis 2-1. Ja poiss tuleb tagasi ka väljakule, Gilbert siis samuti. Taavi Jurkatam sellel hooajal 13,2 punkti ja 7,1 lauapalli. Ja
see teine keerab sisse ja Ivo Van Damm ka annab siin Metsalule puhkust. Tamm täna siis 2,5 minutit ja Tamme selle hooaja esimesed punktid ka käes. Pani vabaviskeid 2-2. Laanemaa. Muhamed. No jäi nüüd mõtlema, oi, kuidas praegu ikkagi pettis seal väga hästi ära ja Muhamed on selline pikk mees küll ja tegelikult tal ju neid selliseid tagamänge oskuseid on ka nagu olemas. Aga millegipärast ta ikkagi siin Keilas mängib ja minu arust ongi see, et Muhamedi treener peab olema nagu selgelt väga konkreetne temaga, et mis positsiooni ta mängib, et kas ta mängibki seal väljas, kas ta võtabki kolmest või ta mängib korvi all, sest pigem talle meeldib ikkagi sealt kaugelt peale uhada ja praegu see läheb mööda. Muhamed enne seda, kusjuures oli kaugvisked 2-2. Tamme kolmene ja Ivo Van Damm. Vara veel öelda, et ta tagasi on, aga Tamme siit paugutab kolmese ka sisse ja 28-43 ja Andres Sõber võtab siit time-out'i. Nii et praegu see vahe on ikkagi päris suureks siin paisunud, pluss 15 TalTechile ja see seis alles oli 28-33, nii et TalTech teeb 10-0 spordi. Ja saavad arvatavasti poole pausile ka vähe kergemalt minna, aga noh, siin on veel muidugi 2-13 minna. Nii et vaatame siis. Hetkel siis Oliver Metsalu. No 17 punkti esimese poolaega. Ja pikk mees Muhamed siis 8. TalTechi kolmesed mõlemal meeskonnal 30%. TalTechil 13-st 4 ja Keilal 10-st 3. TalTech on, sellest tuleb küll nüüd kiita, et TalTech on siin juba 14 vabaviset välja teeninud ja 13 sisse pannud ja TalTech on 13 lauapalli ka rohkem võtnud. Ma ei tea, kuidagi mulle, ma ei tea, võib-olla asi on minus, aga mind tegelikult nagu häirib see, et kui Keila poolelt tuleb vise, vahet ei ole, kus see tuleb, kas see tuleb keskpositsiooni pealt või see tuleb kaugelt, siis tegelikult keegi sinna lauda ei lähe väga. Okei, on üksikud korda, seda näitab ka ründelauapallid, Keilal on neid vaid 1 ja TalTechil siis 6 ründelauapalli. No, ma võin hakata neid kokku lugema, palju reaalselt nagu seal mehi lauda läheb. Aga see tõesti, see kuidagi kriibib ja seda ei ole hea vaadata. Gilbert. No siin ei jõutagi viskele üldse. No ja lõpuks tuleb selline hädavise, aga seal enne sireen kõlab ja aga loodetavasti seal poole pausil tehakse mingitki korrektuurid Keila poolelt ja see asi läheb vähe lõbusamalt edasi. Post, Pehka. Jurkatam. Tamm saab palli, Jurkatam ise lõikab korvi alla, Suururg vaatab ka rõnga poole, praegu sealt esimese pealt seda viset ei võta. Nüüd jääb vabaks, aga no Muhamed ikkagi, seal mees ikkagi lendab ja need füüsilised võimed on tal ka ikkagi päris head. No ideaalmaailmas Keila tahaks selle poolaeg selle vahe siin ühekohaliseks saada. Minut 25 jääb, Post. Laanemaa on tema peal. Hästi Laanemaa võtab seal selle esimese mineku kinni. Tamm. Ja siin jälle Muhamed laiutab käsi, see oli Muhamedile teine viga, vaatame kordust ka. Tegelikult see parem käsi ju sinna käe vastu läks.
Nii et Tamm jälle vabaviskijoonel, enne pani 2-2. Ja no Tamm on hea käega, pole midagi öelda. Tamm koputas siin ühe 3 ka. Annaks jumal, et ikkagi Ivo Van Damme see põlvemure üle läheks. No, hetkel tundub, et see ongi üle läinud, aga ma olen nii palju aru saanud, et vahepeal kui nagu ikkagi rohkem koormust saab, siis lööb selle põlve jälle paiste ja siis on jälle selline hetk, kus peab rohkem sinna nii-öelda puhkust andma. Page, no nüüd Muhamed läks lauda ja vaadake, ta saab selle kätte ka. No, ma rääkisin tegelikult pika juttu, et mitte keegi sinna lauda ei lähe ja nüüd Muhamed läks, aga see on ka ainult tänu sellele, et kui ta muidu seal nagu 3 taga on, siis ta ei jõuagi ju sinna lauda minna. Aga praegu, kui ta nii-öelda selle katte paneb ja lõikab sinna korvi alla, siis tekivad sellised paremad võimalused ka. Sutt. Niitsa. Keila peaks siit ühe rünnaku veel saama. Sutile välja sööd, Peemot jookseb tema peale. Pehka setib jalad paika. See läheb mööda. Ja ma pean ütlema, et ma täpselt ei näinudki, mis olukord siin oli. Mul oli mängijaid nii palju siin ees. Aga lauavõitluses seal tundub, et Ivo Van Damme seal lükkas. Ei! Kas jälle Muhamedile tuleb sealt viga? Või Page'ile hoopis? Ei, Muhamedile tuli siit praegu 3. Ja siin Tammele lõpuks 2 vabaviset. Ja siit külli out ka veel. Post oli päris lähedal seal keskjoone juures ja jääb siin 8 sekundit. Post saab oi ja seal Burns luges selle olukorra ära ja seal sai käe vahele ja siin on Keilal võimalus lõpuni mängida. Muhamed, kas ta näeb kella ka? Praegu seal proovib 1-1 Tamme ette võtta. Page selja tagant, Muhamed ja läheb väga kõrgelt ikkagi ja kuidagi mulle see Muhamedi kuju ikkagi väga meeldib. Ta on pikk, tal on head füüsilised võimed, tal on hea käsi, midagi sosistas siin Tammele kõrva ka ja lõpuks esimesed 20 Keilas. No ma pean ütlema, et on mõned mängud, kus on alla 200, on mõned mängud, kus on nati üle alla 200, on mõned mängud, kus on natuke üle 200, aga kui ikkagi siin kui siia saali panna üle 300 inimese, siis on täitsa okei. Et muidu jääb selline natuke kõhe tunne ja tegelikult siin, kui tavaliselt oleme harjunud nägema TalTechi koduväljakul neid roosasid särke väga palju, siis reaalsus on hetkel see, et ma näen ainult 3 meest nende roosade särkidega, nii et au ja kiitus neile ka, kes on siia tulnud. Ja Pehka, Jurkatam, Sutt, Metsalu ja Suurarg. Metsalu võtab 3, see läheb mööda ja seal Jurkatam lõpuks astub otsajoone peale. Ja Pikkmeet siis Muhamed Keila pooled 17 minuti ja 12 punkti. Et kui Andres Sõber poole pausil seal oma meestele ütles, et minge rohkem ründelaua pall, vähemalt 1 mees, no vähemalt Muhamed praegu läks, siis see on juba küll veel, kuigi tavaliselt öeldakse niimoodi, et ründelauda peaks minema 2 või 3 meest. Ja 2 meest siis nii-öelda tagaalat kaitsma. Jurkatam. Ja ma arvan, ükskõik, mis meeskond läheb Keila vastu. Okei, võib-olla jätame Tartu ja Graamo välja, aga kui kõik teised võistkonnad, kes play-offis, Eestikate play-offis peaks Keila vastu minema, siis ega neil lihtne ei saa olema. Page ja Muhamed tuleb sealt lauda, pall küll sisse ei kuku, aga 2 vabaviset Keila siiamaani, siis 6-3 vaid. Ja TalTech sai juba esimesel poolel 18 vabaviset ja sisse visati 17.
no Muhamed on hea käega ja Muhamed siis ainuke mängija Keila poolt, kellel kahekooline punktisumma ka. Aga tõesti, Muhamedi vaadates, tal on kõik olemas, tal on pikkus olemas, tal on füüsilisus olemas, tal on vise olemas. Et ma arvan, et ma ei kujutagi ette, miks ta siin Keilas mängib, et tavaliselt ju peab mingi probleem taga olema, sest Keilas ju 10 000 eurosed palgad ei ole või 5 000 eurosed palgad. Et kui sul ikkagi on selline arsenal, siis peab tavaliselt see viga või mure ikkagi kuskil mujal olema. Muhamedi vaadates siis sellise suurusega mehed, kellel on veel vise ka, üldiselt mängivad NBA-s või kuskil Euroliigas, aga okei, las see teema jääda. 1,5 minutit mängitud. Suurorg võtab keskpositsioonilt ja paneb selle sealt sisse ka, nii et Suurorg siis 15 minutiga 5 punkti, 2 lauapalli. Page. Burns ei küsi, no vaadake, 0 meest läks ründelauda ja see muidugi oli õnne ka, et see põrkas sinna vabaviskejoone juurde ja Burns tõstab sellise hõljuki sealt sisse. Jurkat Tamm, Pehka ja seal on parem jalg on joonel, seda ka kohtunik näitab, näidati 2, muidugi see sisse ei lähe, nii et lõpuks ei ole vahet. Beemot, Muhamed. No vaadake jälle palju mehi läheb ründelauda, 0. 2 rünnakut järjest, 0 meest läheb ründelauda. No siis on vaja kõik pallid lihtsalt sisse visata. Jurkat Tamm, Metsalu. Seal korraks tõstab Page'i õhku, 6 sekundit jääb, Suti kolmene ja tundub, et läheb ja nii on, nii et 35-52 ja see oli TalTechile 5 tabav kaugvise. Beemot ja nüüd tuli Muhamed. No see on nii oluline, et ikkagi iga kord Muhamed läheks sinna lauda, aga kui mees ise võtab selle 3 sealt kaugelt, siis ei lähegi keegi. No ei lähe, mitte keegi ei lähe. Kõik vaatavad lihtsalt pealt. Siuke tunne nagu Burnsil ja Page'il ei ole lubatud lauas käia või nemad lihtsalt ei ole kombeks käia. Ja Beemoti teine läheb siit ka sisse, hetkel TalTechil siis 3 meeskondlikku viga. Pehka, Metsalu, Suurorg lõikab sinna korvi alla, söödab sealt välja, Metsalu 3 ei taha siit võtta, kui 3 minutit mängitud. Suurorg. Nii, Pehka ei. Suurorg proovib vasakust nurgast, läheb pikaks ja lõpuks siis Page väga kiirelt teisel poole. Ja sealt tuleb Jurkatam ka ja Jurkatamel on küll pikad käed, aga praegu need jäid lühikeseks. No Page on kiire mees, pole midagi öelda. Ja siin veaga koos ka ja Muhamedil see oli juba 4. viga. No ütleme nii, et ega seal peale Muhamedi väga pikki mehi ei ole. Eke Rüütel võib-olla, aga no tema on pigem selline 3 või 4 positsiooni mees. Kuigi pikkust on Rüütlil küll palju. 2.05 siis. Tegelikult Markus Mattias Gilbert ka siis. Ja Gilbertil on kirjas 2 meetrit. Aga Muhamed lähebki siit hetkel pingile ja Eke Rüütel tuleb tema asemele. Ja seal post läks ka natuke varastama. Ja siin Metsalul on see pall käes ja Beemot tuleb ja üritab küll seal midagi, aga selgelt Metsal oli kiirem ja lõpuks siis TalTech kasvatab seda vahet 18 punkti peale, 39-57. Page selja tagant läbi. Nüüd tulid sealt 2 peale, Rüütile sööt välja, Laanemaa 3 ja Laanemaa koputab, nii et Keila kaugvisked 14-4. Post veel viskab palli peale, aga kohtunik näitab, et siit viskeid ei tule. Ja Sats ka tagasi.
Jurkatam. Post. Postile sealt sööd, Sutt lõikab korvi alla ja Burns ei jõua teda seal takistada. No TalTech turniiritabelis 5. positsioonil 10 võitu, 5 kaotust. Ja tundub, et siit tuleb tänase 11. võit ka. No ma olen juba tegelikult 7 korda seda täna öelnud, ma mõtlesin, ma enam ei ütle, aga ma mõtlesin, ma korra veel toon selle välja, et kui ma tahaks lihtsalt, et Keila hakkaks sinna ründelauda minema. See on nii kurb on vaadata seda, kuidas mehed viiekesi seisavad 3 taga ja lihtsalt tuleb vise ja mitte keegi ei lähe lauda. See hakkab nagu hingele. 3. veeranda seis 10-12. Ja Tormi Niitsule ikkagi siin Keila publik pannakse natuke sellist vunki juurde ja karjutakse puud alle. See oli juba muidugi esimesel poolel. Aga TalTechil on vead täis. Ja praegu, kui Keila teenis esimesel poolel 6 vabaviset, siis siin teisel poolel nad on ka 6 teeninud, aga vahe on selles, et kui esimene poolaeg kestis 20 minutit, siis see teine poolaeg on kestnud 5. Post hästi otsis seda keha, aga see lõpp ikkagi jätab natuke soovida. Siin on Keilal võimalus seda vahet vähendada. Peemot Suuroru vastu. See läheb mööda ja Jurkatam saab siit oma 9. lauapalli, nii et Jurkatamel on see kaksiktuubel ka kohe koos. Sats kukub pikali sinna ja nüüd see pall läheb out ja Post on ka ikkagi siin liimist lahti, seda on näha. 4.51 3. veeranda lõpuni käime meie ka reklaamipausil. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Eesti korvpallikoondist toetab Saku õlletehas. Kallis. Sa vaataks minuga täna mängu? Optibet. Armastus esimesest silmapilgust. Optibeti äpp nüüd saadaval. Tagasi 44-59. Kõikidele korvpallisõpradele ka veel teadmiseks, et täna siis Tartu Ülikool Max ja Mooritsa ja PC Kalev Cramo mäng siis Tartus on toimumas. Korra nad sellel hooajal juba kohtunud. Ja siis Tartu ikkagi väga kindlalt võitis. Aga no, eks kõik korvpalliinimesed teavad ka, et ega seal PC Kalev Cramol midagi hästi ei ole. Selles suhtes, et midagi nüüd nii hullu ka ei ole. Aga mitte keegi, ma arvan, ei uskunud, et PC Kalev Cramo mingi hetk Eesti-Läti ühisliiga 7 on. Ja tundub, et Burns käib ka seal TalTechi meestega hommikul Rauno Pehka trennis, sest see haak oli küll otse Pehka pealt võetud. Ja läks see lauapõrkes sisse ka. No tegelikult see vahe, see -13 ei ole mitte midagi hullu. Täiesti mängitav. Aga lõpuks vana hea tõde, et tuleb kaitses ära võtta ja ise rünnakul ka õnnestuda. Niits. Ja seal Sats teeb kohe vea, see on Keila 4, nii et nüüd on mõlemal võistkonnal siis vead täis.
Pehka. Oi, ja seal Pehka nüüd, siit võiks ebasportlikku anda, arvan mina. Küsimus on, kas Andres Sõber tahab seda vaiet või mitte. Ja ma arvan, ma ei ole ainuke. Ma ei ole muidugi mingi Keila pooldaja siin, aga mulle tundus küll, et see posti, see kuidagi see palli mängimisest oli see asi natuke kaugel. Vaataks korraks huvi pärast uuesti. No okei, muidugi vead tulevad, aga vaataks teise nurga alt ka. Nii siit. Selge on see, et post palli siin ei mänginud, samas see kontakt nüüd päris nii hull ka ei olnud, et kohtunik peaksid ebasportlikku andma, aga kindlasti ma arvan, maailmas oleks kohtunikke, kes ei annaksid sealt ebasportlikku. Aga praegu ei olnud päris selleks seal nii-öelda põhjust, aga no lõpuks, kuna vead on niikuinii TalTechil täis, siis siit vabavisked tulid. Posta. Niits paneb sealt katte, ise lõikab sinna vabaviskejoone juurde ja tuleb ründaja viga, nii et no nüüd on natuke selline vesi ahjus. Siin TalTech juhtis 18 punktiga ja hetkel see vahe on 11 ja siit tuleb veel ründaja viga ka. Mehed tulevad seal korraks kokku ka. Räägivad asjad läbi. Praegu on selline tõehetk nii Keilal kui ka TalTechil, et selles just, et no TalTech ju kindlasti ei taha siin seda, ei taha nii-öelda Keilat siin mängu tagasi lasta ja praegu on Keilal ideaalne võimalus siin tulla. Burns, sööt välja, Rüütel, pane nüüd ja Rüütel sahistab ja tulebki Keila päris lähedale. No muidugi mitte päris lähedal, aga vahe on 8 ja vaadake, Andres Sõberle on ka kaitseasedi sisse võtnud, päris tihti sellist asja ei näe. Aga tõesti, kui vahe oli 18, siis hetkel on see 8 Metsalu, kas rahustab, murrab sealt läbi, ei kuku see sisse ja siin on jälle Keila saab jooksma Page rahulikult vasaku käega ja siin on pidu püsti pandud. Ei ole see pidu ainult Tartus, vaid siin ka Keila publik on püsti ja vahe 6, 53-59. Ja lähebki mänguks. Nii et tehakse see asi meil ainult huvitavamaks ja mis meil saab olla siin mängude vastu, mis on meil tasavägised ja põnevad. Nii et siin Allar Varrak võtab oma esimese time-out'i teisel poolajal ja on näost natuke siin punane ka ja seletab siin oma meestel ära, mida ta neilt nii kaitses kui ka rünnakul ootab. Ma tulen ikka jälle selle sama jutu juurde, okei, Post on täna 7-0 visanud, samas selliseid päevi tuleb ka ette, aga ma ütlesin ka, et Keila vastu ei ole üldse lihtne mängida, nad mängivad sellist natuke teistsugust korvpalli ja pakuvad selliseid viskeid, mida sa võib-olla väga võtta ei taha, aga sa pead võtma, sest sa jääd vabaks. TalTech täna 26%-ga on 3 visanud. No TalTech see vabaviske saldo on ikkagi väga hea, 19-18. Aga jah, praegu on olukord selline, kus 3 meest on jõudnud kahekohalise punkti summani, aga ma ikkagi tahaks nagu öelda, et see vahe on praegu tulnud sellest, et Muhammad läks pingile 4 veaga ja kuidagi see asi on nagu hakanud paremini voolama, sest ega tegelikult ju TalTechi, kui te vaatate TalTechi mehi, siis seal on kõige pikem mees on Niits ja Metsalu ja ega nad on ka ju tegelikult tagamängija mõõtu ikkagi mingil määral ja seal ei ole seda, et kuidagi TalTech ju korvi alt nad ära surub. Post.
Metsalu otsib ka söötu, Niits korvi all, kui 2.30 jääb meil kolmanda veeranda lõpuni ja Niitsu selline parem haak ja nüüd Niits 4 silma järjest ja vahe 10, 53-63. Sats. Page. Pehkal ka korra siia parem, jalgsel libises jääb tõesti, no Page ikkagi, no nendes visetes ta on täielik kunn ja tunneb ennast väga mugavalt. See, kuidas ta sealt ette võtab ja teda kaitsta on ikkagi päris raske. Neetse, ei. Selle paneb mööda ja seal Burns jookseb ka siia vasakule poole. Burns, jalad maas! Ei, see tuleb praegu rõngast välja. Ja Metsalu saab lauapalli ja annab Välbile ja Välb nüüd näitab, Välb rahustab, näitab 3 üleval. 55-63. Post. Niits nüüd korvi all, aga seal kiire Burns tuleb. Oi, kuidas seal ikkagi selja tagant need põrgatused ja see näeb hea välja. No ei uskunud, et Keila siin kolmandal veerandajal tuleb 6 punkti kaugusele ja tundub, et ma arvasin, et asjad võib-olla vormistatakse siin kolmandal veerandajal ära. Aga ei. Seal ikkagi Taltek otsib ja lõpuks siit tuleb palli kandmine ka ja Metsalu ei ole selle olukorraga üldse nõus. Ma ütlen korra veel. Muhammad läks välja ja kõik muutus. Muhammad sobiks ja võistkonda ja patrullima sinna 300 siis, kui ta mängiks 4 positsioonil. Ja tõesti, siis see oleks nagu väga hea, siis oleks pikk mees ka korvi all, kellele sööta, kui sa mängid sealt 1-1. Aga no see lihtsalt see, kuidas 5 meest on nagu kaare taga, et see on nagu selline minikorvpall, kus söödetakse palli edasi ja mängitakse 1-1. Niits. Välbe, 5 sekundit jääb. Niits korvi alt ja seal Burns jälle saab käe peale ja oppa nii, kuidas ikkagi Keila teeb uut ja vana ja 25 punkti on Keila visanud. Ja siit tuleb nüüd 8 sekundit ja mehed ei jõua üle praegu. See oli Keilale väga valus, aga Taltekile sobib. Ja Tormi Niits tuleb siit pingile. No, ma olen nüüd juba 7 korda seda öelnud, aga Taltek juhtis 18-ga. 59-63. 5 sekundit jääb Taltekil ja Keilale on ka üks võimalus veel. Pehka, mida teeb ja pall on lahtine ja Beemot jõuab sinna peale ja lõpuks kohtunikud siin näitavad, et aeg saab täis. No see oleks uue, muidugi rahu, selles 10 minutit on veel ees, aga seis muidugi lubab, aga ütleme niimoodi, et kui kui Keila peaks täna selle mängu võitma, siis see oleks küll selle aasta ime. Okei, kui nad mängiks terve mäng, tasavägist mängu, siis ma ei ütleks seda. Aga kuna see vahe oli juba nii suur, siis see peab olema selle aasta üks suurimaid imesid Eesti-Läti ühisliigast. Börsi 3, ei, see läheb nüüd mööda. 59-63, 30 minutit on meil mängitud siin 4. veeranda alguses. Talteki poolelt väljakul Page, Burns, Rüütel, Sats ja Beemot. Ja ma tuletan veel meelde, et siis kui Muhammad läks pingile, siis hakkas kõik see värk siin peale. Jurkatab nüüd korvi all, seal astuvad päris sügavalt kokku. Muhammad tuleb nüüd väljakule, nüüd on nüüd nagu 2 efekti, kas läheb asi veel paremaks või jälle läheb nii-öelda sama rada, kus kõik nagu, mul on nagu tunne, et kui Muhammad läheb väljakult ära, siis kõik nagu hakkavad liigselt talle just otsa vaatama, et just tema peaks olema see, kes seal kaitses rabab ja neid lauapalle võtab, et tegelikult Burns ju pani 2 viskeblokeeringut seal ja näitas, et ta on kaitses kohal. Aga siit kohe Taltek skoorib 4. veeranda alguses. Beemot. Muhammad, vaadake palju jälle mehi lauda läheb. 0.
Okei, Peemot seal korraks tuli. See on nii raske vaatepilt on see, kuidas mitte ükski mees ei lähe lauda. Ma saan aru, et ma olen seda ülekande jooksul juba 10 korda rääkinud. Aga see on nii karm, kuidas see ei ole lihtsalt normaalne. Jurkatam. Välb kerkib õhku. Ja seal Sassi ja samas vaadake palju TalTechil mehi on lauas 3 meest. Sats, Jurkatame vastu, söödab sealt välja, Peits saab palli. Muhamadiga mängivad kokku. Muhamad nüüd Suti vastu küsib, Peits ja sealt tuleb TalTechile esimene viga. Ja uus 14 ka kellal. Muhamad. Ja seal Metsalu kukub pikali, pall lüüakse käte vahelt lahti ja Keila otsa out, 8 sekundit ründekellal. Peits, kas Keila saab ka oma esimesed punktid siin 4. veerandajal? Peits, Jurkatame vastu, võtab 3 see läheb nüüd mööda. Välb. Hästi seal Sats. Ja seal Sats pani ka päris hästi, näitas, kuidas seal Välb ajab seda pead kuklasse ja päris hea vaatepilt oli. Vaatame uuesti siit, saame korduse ka. No pigem on see 4. veerandaeg meil rahulikult alanud, aga siin Keila on 2-3 maala püsti võtnud. Sutt, Metsalu, murrab läbi, paneb sinna vasakusse nurka söödu Suuraru 3 ja tuli päris kõrge kaarega ja siin TalTech nüüd 4. veerandajal 5 punkti koos. Sats, Muhamad, no see mees ei küsi, me teame. Ja Muhamadi 3. tabab kaugvise täna. 6-3 on tema 3. Ja need olid nüüd esimesed punktid siin 4. veerandajal Keilale. Suurorg, veel üks ja Suurorg 2-2. Ja siin TalTechil see asi muutub vähe lihtsamaks, kui hetkel see vahe siis 9, 62, 71. Ja Suurarul siis 14 punkti, Burns ei lähe. Ja vaatasin juba, et tuleb rõnga põrkes kukub, aga ei. Suurarg, pane üks veel, tavaliselt see on niisugune kirjutamata reegel, et kui see 2 tükki oled sealt kotti tagunud järjest, siis see 3. tuleb juba võtta nagu põhimõtte pärast, isegi üle käe. Aga no ma saan aru, siin on muidugi vahe 9, ei ole 20. Välb täpselt sama koha pealt ja nüüd on pidu lahti läinud ja jälle TalTech siis saavutab sellise hea edu ja pluss 12. Peits seal vabaviskijoone juures 2 ollakse peal, Muhamad. Imestan, et ta praegu seal ei võtnud. No, Muhamad on hea mängumees. Tõesti on hea mängumees. See tema oskused, just füüsilised oskused on super. Ma olen muidugi nii palju teda kiitud ka siin Suurorg. Ja siit tuleb Keilale 3. viga. Sats läheb pingile, Laanemaa tuleb siin 4. veeranda keskpaigast tagasi. Keila punktid kõik Muhamad toonud siis siin 4. veerandajal. Need on 5 kokku. Jurkatam lõikab korvi alla, Metsalu Peemoti vastu. Ja Metsalu ise sealt selline vasakhaag läheb praegu mööda, kui 6-0-5 jääb meil 4. veeranda lõpuni. Ja siit tuleb pooleks pall. Ja väga hästi TalTechi mehed läksid seal 2 võtsid Peitsi karpi. Aga pall jääb ikkagi siin kodumeeskonnale ja post tuleb ka pingilt üles, kes siis täna
7-0 on visanud. No on sellised mänge, kus Post jookseb ikka omadega täitsa kokku ja on sellised mänge, kus Post ju sellel hooajal ka on oma punktirekordeid teinud. Aga eks see Post tuleb ka vigastuspausi pealt ja natuke võib-olla selline sisseelamine võtab ka mingil määral aega. Jurka Tamm. Sutt. Suurorg. Suurorg sealt korvi all 8 sekundit jääb lõpuni, Metsalu vaatab rõnga poole, ei, see läheb ikkagi täiesti mööda praegu. Ja nüüd on jälle selline hea hetk Keilal, kus on võimalus tulla jälle päris lähedale. Aga vaatame, kas see õnnestub ka. Peemot näitab sarved üleval. Muhamed jookseb teisele äärele kattesse, Burns. Oi, kui raske oli see praegu, aga siit ikkagi Burnsile vabavisked. Keila siiamaani 14-10 ja Taltek 19-18 ja kusjuures Taltek, kui esimesel poolajal Taltek sai juba 18 vabaviset, siis Taltek siin 15 minutiga on teeninud vaid ühe vabaviske. Ja Tormi Niits tuleb ka siin neljanda veeranda keskel väljakule. Alav Rarrak igale juhul tõstis mehe siit vingi pealt püsti. No juhtub jälle see, et Taltek saab sellise hea edu 62-74 pluss 12 ja Keila tuleb, teeb 6-0 vastu. Post. Oi, ja kui seal Post oleks viskele läinud, siis pall oleks siin Keila tervisekeskusest välja löödud. Seal Muhamed oli juba nii kõrgele. Ja Peits lauas. Ja tulevad siin sinised särgid, Post ka seal selja tagant. Peits, Laanemaa on täiesti vaba väljas, jalad maas! Kuidas see võimalik on? Ma ei saa aru, ma olen ise ka juba närvi. Miks keegi ei lähe lauda? Miks keegi ei lähe lauda? Ma ei saa sellest aru. See on... Mul on nii raske. Okei, lähme käime time-out'il ära, oleme tagasi kohe. Kuuskümmend 8-74, 4-46 jääb meil neljanda veeranda lõpuni Keila korvpallikoolil võistkondlikud vead täis ja Taltekil hetkel 2 viga, aga tõesti, ma proovin ka seda Keila korvpallikooli ründelauda minekust mitte enam kommenteerida, et las see olla, kui nemad arvavad, et nad ei pea sinna ründelauda minema, siis nemad tehku, mis nemad tahavad, aga Taltek on täna tublisti 8 ründelaua palli võtnud ja kusjuures need 8 ründelaua palli olid juba esimesel poolel, nii et sellel poolel on see number täpselt sama või selles suhtes, et ei ole nad võtnud teisel pool mitte ühtegi ründelaua palli ja Keilal siis kirjas 4. No see vaadates seda, et nad sinna väga ei olegi läinud, siis see, et nad juba siin 4 kätte saanud on, pigem on hea ja Post nüüd! Post on siin mänguaega küll kõvasti saanud, 18 minutit ja nüüd 8. katse läheb lõpuks sisse ka, nii et hästi Peits lõikab, Laanemaa on siin paremas nurgas. Ja Post siis toob oma esimesed punktid. Ja siin loetakse ära need 2. Ja siin tuleb tehniline. Andres Seber tuleb väljakule.
Ahaa, seal oli, vaatame seda olukorda uuesti sealt otsajoone pealt ka. Natuke varem võib-olla, kui võimalik seal Jurkatam lükkas Beemotit selga. Tahaks näha, kui tugev see kontakt seal reaalselt oli. Et kas Beemot, vaatame nüüd, siit on väga hästi näha. Ma pean selles suust ikkagi Andres Sõbraga nõustuma, et okei, Beemot oli kaval mees ka. Ta muidugi oskas õigel ajal ennast seal pikali ka sättida, aga tegelikult ikkagi Jurkatam pani seal päris korralikult, ta läks nagu kahe käega nagu Beemotile seal ikkagi mingil määral lükkama teda seal. Et selles suhtes ma saan Andres Sõbrast aru, miks ta seal väljakule kõndis, aga mäng läheb edasi. Burns ja siin on jooksu moodi. Tuleb pooleks pall, poiss tahtis muidugi viga saada. No seal oli nippa-nappa, see parem jalg jäi sinna tugi jalaks maha ja see hakkas ka juba vaikselt libisema. Post. Uuesti seal Jurkatamega mängivad kokku, seal nüüd kaks meest tõstetakse õhku. Sutt, Niits korvi all, Muhamadi vastu. Suurorg paremast nurgast, see läheb mööda ja Peits saab siit lauapalli ja see oli Peitsile 6 lauapall ja siit Keila peab tegema oma 11. palli kaotuse. Post. TalTechi kolmesed täna 26-8, 30%. Suurorg on head kätt täna näidanud. Tegelikult Peits ikkagi on kõrge lennuga mees. Nii ja siit tuleb viga ja see on nüüd TalTechile 3. ja siit Sutt tõstab käe ka. Vaidlema ei hakka. Kas siit nüüd võeti veel tehniline või? Igatahes Sutt. Ma ise olen muidugi teisel pool väljakut. Väga täpselt ei näinud, mis seal toimus, aga kuna üks vaba vise, siis tehniline oli. 68-79, no ütleme nii, selline viimane hetk. Sest kui see vahe juba seal niimoodi 13-14 läheb, siis ma arvan, sealt tagasi tulla Keilal on juba väga võimatu või väga raske siis. Aga ühesõnaga mõlemal meeskonnal on vead täis. Laanemaa küsib, aga sinna praegu seda söötu ei tulnud. Muhamed. Peits, pane nüüd sisse ja ei, Peits praegu teiega vähemalt tuli, 2 meest tuli sealt ründelauda ja Muhamed ka ja Muhamed selja tagant blokeerib selle viske ära ja kas te nüüd nägite, mida ma ootaksin sellelt mehelt või? Ma loodan, et nüüd said kõik aru. Muhamed tuli ründelauda, ta seda kätte küll ei saanud ja siis tema mees jooksis rünnakule ja ta jõudis veel teisele poole ka. Ehk siis Muhamedil ei ole vaja seal nii-öelda kaare taha jääda, et ta jõuaks sinna tagasi. Ta jõuab ilusti sinna tagasi ja peale selle siin mehed veel viskasid 3 ka sisse. Sutt, kas paneb vastu? Ei, see läheb mööda. Beemot. Laanemaa veel, ei, oleks võinud võtta, aga rahu, selles suhtes, et 5-5 rünnak sobib ka Keilale siin väga hästi. Oi, mis see nüüd oli ja siin TalTechi mehed jäid täiesti magama ja siin ikkagi tehakse see asi siin ikkagi väga põnevaks meil lõpus. 2 minutit jääb. Ja Peits sai selles olukorras, kus Sutt siis sai vaba viske, siis Peits sai seal, see läheb täitsa mööda. Beemot jälle. Siit praegu viga ei anta. Beemot veel ja veaga koos. Ja oi, ja vaadates seda TalTechi pinki, siis seal mehed on veel hästi rahulikud muidugi, aga siin Keila ikkagi segab päris korralikult vett.
Ja tegelikult TalTechil oli täna 2 korda oli võimalus ära otsustada see mäng, vähemalt minu silmis, aga ei. Ja seal nii ja siin Varrak läheb ka väljakule. Ja ma pean ütlema ausalt, et ja mul oli tunne, et või vähemalt mitte mul oli tunne, aga siuke olukord oli, kus kohtunik vist kogemata vilistas. Mul on muidugi klapid peas, aga siin vähemalt igatahes TalTechi staff, nii treenerid kui ka siin manager Raido Ringmets ja Raiko Matsalu siin pingi lõpus tundsid nagu ära, et see vile kõlas seal, aga kätt nii-öelda ei tõstetud. Aga sellest just ju mäng läks edasi ja tegelikult oleks võinud sealt ju ebasportlikku ka anda, kui see viga oleks seal varem olnud, aga no muidugi TalTechi jaoks lõppes see väga kehvalt, sellepärast et siit tuli veaga koos 2+1 ja no siit tuleb veel vaba vise ka ja ütleme niimoodi, et kui Keila täna selle võidu kätte saaks, siis see oleks ikkagi selle hooaja suurim võit ma pakuks. Siiamaani kindlasti ma lihtsalt ei tea, mis tulevik hakkab tooma. Seda vist ei tea keegi. Aga Keilal siis järgmine mäng on 17. jaanuaril on siinsamas Keila tervisekeskuses Tartu versus Keila. Ja siis on võõrsil mäng Liepajaga. Aga no ma vaatan praegu seda Keila turniiritabelit ja siis jääb silma see, et ma arvan, et väga tähtsad mängud on Keilal Viimsi ja Keila Kuulbetiga, siis tegelikult Keila on Viimsiga samal pulgal. Ehk siis Keila tahab igal juhul ju Viimsist ettepoole minna. Selle just rääkides siis nii-öelda eestikate play-off asetusest Metsalu. Laanemaa tuleb appi ja sealt post ja tõstabki ära ja post praegu ikkagi väga tähtsad 2 punkti ja võib-olla selle mängu kõige tähtsamad ka. Ei olnud üldse seal 4 mehe vahelt, ei olnud üldse kerge sealt visata. Page teeb ka siin Jurkatamele natuke tantsu ja Page on ikkagi kõva mees, pole midagi öelda. Need keskpositsiooni visked seal põrgatuse pealt, no neid ta paneb maran une pealt ka ja neid takistada on ikkagi väga keeruline, kui sa lähed sinna natuke lähemale, siis ta lihtsalt läheb sust mööda. Post, ja praegu just tahtsin öelda, et kas post hakkab seda mängu siin TalTechile koju tooma, aga ei. 48 sekundit ja asi on ikkagi nii põnev meil. Muhamed sööt välja, Laanemaa ei taha millegipärast ise visata, Pörs paneb üle käi, see läheb mööda ja Peemot võitlebki selle palli siin omadele tagasi. Nüüd on vaja kiiret viset, Page, tee nüüd, Page, pane nüüd, teil on vaja siin kiiret viset ja see läheb mööda. No nii, vahe 4, Varrak siin midagi karjub ka mängijatele. Kas lähevad viga tegema? No tegelikult peaks. Ai, Jurkatam korvi all, aga praegu ikkagi, no tehke see viga ära, tehke Jurkatamele viga ju. Ei, siin vist mõned mehed sotti väga ei jaga. No muidugi nüüd on juba hilja. Sest siin selle 6,4 sekundiga 2 korda viskele minna, siin ei ole midagi teha, aga ma saan aru, see vea tegemine tänasel päeval, see ei ole ka nii lihtne, sest tegelikult samamoodi siit praegu Varrak võtaks ju vaide, siis võiks vabalt, minust oli ka Suurarul päris lähedal oli see, kus oleks võinud ebasportlikku võtta, sellepärast et Pörns ju tegelikult palli ei mängiti, aga noh, nii-öelda kohtunikud lasid edasi mängida ja lõpuks läks see korvi alla ja siit Jurkatam paneb esimese mööda, aga lihtsalt kui Jurkatam mingi hetk seda palli sealt puutus Muhamed, muidugi oma 5. teha ei tahtnud ja see läheb mööda ja siit tuleb, aga no mul on tunne, et seda pane nüüd, ära oota. Ja läheb mööda, nii et see mäng on tehtud, Page'i vise küll kukub sisse, aga 40 minutit on meil mängitud, 79-81. No ma arvan, lõpuks ei mäleta keegi, kui tasavägiseks see mäng siin läks, aga ongi hea, ma arvan, et siuksed mängud ongi toredad, sellepärast et olekski ju tegelikult pealtvaatajal ka väga igav, kui